Nii kaua, kui Airton tehnikat üles seab, teen ma juba meie tutvustamisega algust. Et siis me ei ole mitte ainult Telema eFlows siin, vaid üldse esindame siis kogu Telemat. Et mina olen siis tegelemas partnersuhetega, mille hulka käivad ka siis rändluspartnersuhted, ehk siis just esinesid meie kaks head koostööpartnerit, Fitech ja Omniva, kellega meil on rändluskokkuleppe, ehk siis läbi Telema võrgustiku on ka Fitech ja Omniva klientidele võimalik e-arveid saata ja samuti ka vastu võtta. Ja Airton on siis Telema eFlow tootejuht, kes siis räägibki tänasest peateemast, aga mina teen lühidalt siis sissejuhatuseks räägib paar sõna Telemast. Ehk siis, kes on Telema? Et võib-olla siis kahest eelkõnelejast erineme selle poolest, et meie siis põhiäri on ikkagi tarneahela efektiivistamine ja me vahetame siis eelkõige siis suuremas osas siis tarneahela dokumente. Ja lisaks siis oleme nüüd läinud ka siis e-arvete vahendamise turule. Telema siis ühendab Baltikumis 3500 poodi ja 1000 tarnijat ja kokkuvõttes on meie siis tööks dokumentide tõlkimine ühest tarkvarast teise, näiteks siis Navisionist Hansasse. Ja hetkel siis neid tarkvarasid, mida me suudame tõlkida, on üle 65. Ja kogu selle tegevuse siis eesmärk on ikkagi suurem efektiivsus, säästa nii aega ja raha, aega kui raha siis meie klientidele. Jah, meil on uusi töötajad ja kelle mentor ma pean olema, nii et. Siis siin on ülevaade mõningatest meie klientidest. Siin on siis Eesti kliendid näha, et Telema tegutseb üle Baltikumi. Ehk siis oleme nii Lätis kui Leedus lisaks Eestile ja siis aastas vahetame üle 15 miljoni e-dokumendi. Meil on üle Baltikumi 32 töötajat ja oleme siis 16 aastat tegutsenud. Ja nüüd, kui rääkida lähemalt siis Navisioni ja Telema ja siis Navisioni partnerite koostöös, siis tegelikult Telema teeb koostööd ka siis laiemalt majandustarkvara ettevõtetega ja koostöö siis seisneb selles, et aitame tarkvara ettevõtetel siis arendada standardfunktsionaalsusena juba siis EDI võimekuse, siis Telema EDI mooduli ja ühte siis ka siis sertifitseerimine partnerid. Ja Navisioni partnerid Eestis olid nii tublid, et panid neljakesi seljad kokku ja arendasid siis koos välja Telema EDI moodule, mis on ka Microsofti poolt litsenseeritud, ehk siis seda on võimalik siis Eesti Navisioni lokalisatsiooni osana eraldi litsentsiga lausa soetada. Ja mida see moodul võimaldab, ehk siis ta võimaldabki siis saata ja vastu võtta nii müügidokumente kui ostudokumente siis tarneahela vaatepunktist, ehk siis tellimus, arve, saateleht ja vastuvõtukinnitus, mis on siis kaubaliikumisdokumendid. Ja nüüd siis lisaks on ka siis e-arvete saatmise ja vastuvõtmise võimalus ja siis ka ostuarvete elektrooniline kinnitusring, Telema eFlow. Ja sellest siis räägibki nüüd kohe Airton põhjalikumalt. Aitäh, Vivian. Airtoni tootejuht olen. Jah, see ilukst ja sellega saab ka midagi teha. Et näitangi see selle ära, et mis see Telema eFlow on, kuidas ta töötab ja miks me sellesse tootesse ise usume. Et üldjoontes, mis asi see menetlusring, kui selline asi on, ehk siis ta on üks sükene tööriist, ennem siis majandustarkvara, näiteks Navision, kus siis menetletakse nii e-arved, PDF-arved kui paberarved. Kuidas ta välja näeb? See on siis sisuliselt kasutaja töölaud, et vähe läheb siit välja, aga jalutan selle kiiresti läbi. On töölaud, kus on sinu arved, mitte kellegi teised. Nendega pean mina midagi tegema, kas kinnitama, kulusid jaotama või midagi tegema. Edasi on siis näha see minu töölaual olevad arved, on näha, kes seda kinnitavad, on näha, et seda arvet on kinnitanud juba Toomas ja Hele ja ka Kadri ja mina pean midagi tegema sellega. Arveandmed, kulujaotus, kommentaarid ja mingid seotud dokumendid. Kõrval on alati see PDF-i pilt,
hetkel on ta hägune, mul on ta siin palju selgem, aga see selleks, et hea ja ülevaatlik. Kuidas ta töötab? Üldiselt võib kujutada ette, et arved tulevad siis vasakult sisse ja liiguvad siis paremale arhiivi. Nagu nad kahjuks palju settides täna tegelikult paberkujul liiguvad, et olgu see PDF tuleb elektrooniliselt sisse, et ta prinditakse välja ja enamus ettevõttest liigub ta paberil, ehk siis see paberkaust, mis lõpuks raamatupidaja laual on või arhiveeritakse, siis see kolib siis elektroonsesse keskkonda. Arved saabuvad. E-arvetega on selline lugu, et need lihtsalt üks hetk on siin, et see on operaatorite töö, et need siia toimetada. PDF-arvetega on selline lugu, et need kas suunad näiteks oma selle PDF e-maili edasi, siis need imporditakse siia keskkonda. Paberarvet peab kahjuks skanneerima või siis neid üldse vastu mitte võtma. Kuidas neid PDF ja paberarvet siia saavad, on võimalus see sisestada. Et ta on sul sisesta, sisuliselt tuuakse see arve sisestus, kus see raamatupidaja juures oli vanasti lõpus, see tuuakse kõige protsessi ette, ehk siis saaks elektroonselt edasi minna see. Seda teenust saab ka digiteerimise kujul sisse osta, ehk siis seda sisestust töötab keegi teine. Peale postkasti toimub arvete kinnitamine, valid mingi eelsalvestatud kinnitusringi, seda protsessi on võimalik automatiseerida. Ja siis edaspidi võib-olla natuke mõne kliki võrra aega säästa. Kasutaja saab teavituse, kasutaja teavitusest saab otse siia keskkonda sisse logida, ta valib mingi tegevuse, kinnitab, lükkab arve tagasi, saadab kõrvalhüppesse, mis alati tekitab, toob muige näole. Tegelikult tähendab see seda, et mina Artelina arvan, et Vivian peaks ka seda vaatama, et siis see arve oma voos teeb selle kõrvalhüppe, et ta ja pärast tuleb minule tagasi, voog jätkub. Ja kustutada kõik kasutajad ei saa. Mõnikord on ka see küsimus. Jätkan hooga edasi. Kulude jaotamine. Tuleb jaotada kulud, tuleb salvestada, soovitatav on salvestada kulureegel ja siis nautida oma veidi lihtsamat elu. Esimene kord, kui mul tuleb, ütleme, siin on näha arveread, ma võin neid linnutada ja koondada neid kokku kandereaks. Ja siis ma saan sellele kandereale lisada, siin on konto, kirjeldus, summa ja siis on kõik minu kulukohad. Kulukohti võib olla lõputult, mõistuse piires, nii palju kui teil on, neid võib siia lisada. Kuidas see lisamine käib, sellest võime pärast rääkida. Salvesta reegel on mitmeid erinevaid tasemeid, sõltuvalt sellele, kuidas mu arve sisse tuleb. On võimalik seda täiesti automatiseerida, on võimalik näiteks mingite arve lepingunumbrite, viitenumbrite järgi reegli tuua, ehk siis järgmine kord, kui ma selle automaatseks muudan, tuleb see reegel sinna külge kohe. Ja naudi, valisid mõni reegel, kui ma seda päris automaatseks ei saanud teha. Ja siis see vastav kulujaotus ka sinna alla tekib. Kulud jaotatud, liigub see info teie majandustarkvarasse, see protsess on automaatselt, toimub peale viimast kinnitamist, tagasi tuleb kandenumber, arve arhiveeritakse. Arhiiv on siis teie soovitud kohas, võid ka siin samas keskkonnas arhiveerida ja see on siis seaduse järgi. Ja mis tegelikult on hästi oluline just, mida raamatupidajad on kiitnud, on see, et neil tekib mingi ülevaade. Nad teavad, kelle käes on, kelle pärast on arve seisab kuskil. Ehk siis näiteks on näha, et siin on Mati Mustikas, tema käes on 14 päeva see arve olnud. Et temale peaks, siin hetkel presentatsioonis ei ole, aga laivis võin pärast näidata, kuidas teda mõnusalt müksata saab. Üks sükse menetluskeskkonna võlusid on see, et igast tegevusest jääb mingi jälg maha. Mitte küll kõigist, et mingi klikivajutusest, mingi nupuvajutusest küll mitte, aga olulised tegevused on logitud, kes kinnitas, kes mida tegi, et hiljem saab siis üle vaadata. Nii, miks Telema eFlow? Ilu iluks peab ka mugav kasutada olema.
oleme sellest, täna julgeme seda kindlalt väita, sest oleme selle tootega, tegelikult see on Telema kõige uuem toode, et sellega me tulime sisuliselt selle aasta alguses turule ja päriselt see tagasiside on olnud väga positiivne. Kõrge turvalisuskvaliteet, see tuleb Telema selles sektsioonis, kus me tuleme, me ei kujuta ette, et näiteks Maxima tehakse on ju Selveri hindasid, millega nad sisse ostavad, et sealt tuleb päris karmid nõuded. Kogemus, tegelikult siin on 15, päris on juba täna 16 abihankete kaasamise. Ja kuidas siis Navi ja Telemaga siis sõpradeks saaks teil? Esmalt on Telemaga siis tingimuste kokkuleppimine, kuidas, mis teenused vaja on, et kas teil on ka vaja tellimusi, saatelehti, muid dokumente ja siis saab vastavalt siis oma tarkvara toelt, näiteks Fujitsult, soetada vastava litsentsi Telema moodulile ning mõne aja pärast võibki automaatandmevahetus toimuda. Mina tänan, ma loodan, et ma ajaga üle ei läinud. Siis on hästi, siis kui on mõned küsimused, ma hea meelega vastaks. Me Vivianiga seisame selle posti juures seal, et siis võite pärast läbi astuda. Et aitäh teile!